Tere õhtust kõigile! Täna on selles kõnetoolis 23. etteaste. Mitmed varasemad, kes on seisnud siin enne mind, on sõnanud, et nad teadlikult vältisid siinsete etteastete kuulamist või lugemist, et hoida oma meeled puhtana rääkimast tulevikust. Mina ei suutnud ega tahtnud kiusatusele vastu panna, sest Paide teatri aktsioon Paide 3000 ongi tulevik. Sedastatakse teatriprojekti tutvustuseski filosoofiliselt, et lõpp tuleb siis, kui kõik esitatud küsimused on saanud vastused. Ja need 33 vastust, võimalust seisukohta saavadki olema killuke Eesti ja Paide, ühiskonna ja kogukonna tuleviku suundadest. Kuidas anda kogukonnale võime unistada ja kujundada tulevikku? Ja kuidas saab igaüks sinna protsessi panustada? Lääne kultuuriruumis on aastasadu prevaleerinud individualism, üksikisiku huvid ja alles siis tulevad kollektiivi huvid. On loomulikult olnud erandlikke perioode ka Euroopas, kuid Aasia kultuuriruumile omaste hoiakuteni, kollektiiv enne üksikisikuid, riik enne inimest oleme kunagi küündinud. Aga kuidas on sellisel juhul üldse muudetud olemasolevad staatuskood ja kujundatud tulevikku? Kas kõik on olnud juhuslik? Ma katsun seda lahti mõtestada ja ma palun teilt pisut kujutlusvõimet. Johann, 38-aastane, kelle pikaaegne isiklik unistus siht on kohe-kohe täitumas. Ta istub Pärnus oma majas, joob õhtul teed, võib-olla teeb ka mõne sigareti ja tipib trükimasinaga järgmised lihtsad värsiread. Kirikutest, lastekoolist, põllutöödest ja harimisest, mitmest asjast, igast poolist, elajate kasvatusest, nende tervisest, arstirohust, hädaajal abiohust. Lugeda sa leiad siit, aga mitte enne 5. Tänapäeval ei seostame nende ridadega paljut, kuid kõrvale tuttav on sellest pöördumisest esimene lause, mille ma jätsin teadlikult ütlemata. Tere armas Eesti rahvas! Johanni unistus oli utoopiline. Ta tahtis anda välja esimest eestikeelset ajalehte ja peale 2 keeldumust tsaaririigi võimudelt sai ta lõpuks ikkagi selle loa. Pärnu Postimehe avanumber ilmus 5. juunil 1857. aastal. Esmakordselt pöördus keegi avalikult ja rõhutatult eestlaste, mitte lihtsalt maarahva poole, süvendades nii rahvustunnet ja virgutades rahvuslikku teadvust. Tänapäeval peame Johanni Eesti rahvuse vaimseks isaks, keda ajakirjanikuna kutsuti hellitavalt postipapaks. Johann Voldemar Jansen. Tema isiklik unistus oli anda välja ajalehte, aga Johanni põhimõte oli hoida rahvusküsimust kesksel kohal, tähtsustades seejuures parema hariduse vajadust. Tema suust on kõlanud lause, häbeneda tuleb rumalust, aga mitte iialgi oma päritolu ja emakeelt. Isikliku unistuse täitumine muutis kogu Eesti rahva saatust. Nii mõnigi liblika tiivalöögi filosoof deklareeriks täna, et ilma Janseni eestikeelse ajaleheta poleks Eesti rahvusriiki. Järgmisena. Karl, 22-aastane, pärit väga jõukas perest Järvamaalt, Tartu Ülikooli arstiteaduskonna doktorant. Karl tahtis esialgu kaitsta doktoritööd tarnade süstemaatikast, aga see oli vastuvõetamatu arstiteaduskonnale. Siis otsustas ta hoopiski kirjutada väitekirja eestlaste füsioloogiast ja haigustest. Sellega kaasnesid ka kirjeldused kommetest ja harjumustest, mis siis pidid põhjustama neid haigusi. Karl kirjutab sulepeaga 1814. aastal oma väitekirjas järgmised read. Eestlaste tares elavad koos pererahvaga kanad, haned ja koerad, talvel sageli ka lambad, kitsed ja põrssad. Viljagi kuivatavad samas.
Talvel teeb eestlane määratusse ahju nii suure tule, et paksu suitsu tõttu saab olla ainult küürakil. Suits katab rõivad, tarberiistad ja inimese naha musta koorikuga. Üksnes peremehel ja perenaisel on voodi, teised magavad põrandal. Kõige ihaldatum lesimiskoht on ahjukummil, kus eestlane end õnnelikuna tunneb. Sageli võib ka talvisel ajal näha neid paljajalu õues toimetamas. Lisaks kombestikule iseloomustas Karl eestlasi kui vaeseid ja harimatuid, nürimeelselt tuimadena ja aplatena. Karli täisnimeks oli Karl Ernst von Baer ja tegemist oli 19. sajandil maailma ühe mitmekülgsema ja tunnustatuma teadlasega, embrüoloogia rajajaga. Veel mõned aastad tagasi illustreeris tema näopõlt kahekroonistel rahatähtedel. Mõnigi tänane ajaloonel leiab, et von Baeri karmidest sõnadest ja seisukohtadest eestlastele saadakse valesti aru. 200 aastat tagasi olidki aadlikud ja talurahvas ning tänapäevaste standardite järgi kõrk ja halvustav hoiak oli kaasaeglastele baltisakslastele, aga ka eestlastele loomulik normaalsus. Pigem arvatakse, et tema eestlaste kommete ja harjumuste kirjeldamise taga oli lisaks arstiteaduslikule huvile ka ühiskonda parandav soov avada siinse kõrgklassi, tema enda sõprade silmad, kui kehvades tingimus elavad eestlased. Just seda sihiga, et riigil oleks huvi meditsiiniteaduse saavutusi ja haritust teha nii, et see jõuaks ka talurahvani ning seeläbi paraneks kõigi elujärg. Johann ja Karl püüdlesid isiklike unistuste eesmärkide poole väga erinevatel viisidel, kuid nende elluviimine muutis laiemalt kogu Eesti ühiskonda. Sõnad said tegudeks ja tegudest said omakorda sündmused, mis muutsid Eestit. 3. karakter. Juuri on 60-aastane heal järjel ettevõtja Eesti väikelinnas. 25 aastat tagasi, 90. keskpaigas, oli tema eesmärkideks hoida perel toidulaud kaetud ja katus pea kohal. Toona tegi ta hommikust õhtuni 7 päeva nädalas tööd ja seda oma isiklikus ehitusfirmas. Teda küll häiris, et mõned heitsid talle ette vene aktsenti ja nimetasid tagaselja teda okupandiks, aga tal polnud aega ega tahtmist muretseda teiste arvamuste, veel vähem ühiskondlike asjade pärast. Pere vajas ju toitmist. Täna enam Juuri Maslovi püramiidi alumiste astmete pärast ei muretse. Nüüd on ta liikunud edasi ja vajab tunnustust. Tal on rohkelt vaba aega ja ta tahab kogukonda, ühiskonda ja Eesti riiki muuta, sest praegu on miskit valesti. Juuri tunneb, et keegi ründab tema tõekspidamisi, nimetab neid agressoreid halvustavalt liberaalideks, kuigi ta ise päris täpselt ei tea, mida see tähendab, aga ikkagi. Tühjast jutumulinast ta lugu ei pea, tuleb tegutseda. Selleks tipib ta igapäevaselt Facebookis oma arvamusi päevakajalistele uudistele ja kommenteerib kõiki ja kõike. Sellega proovib ta samm-sammu haaval muuta kogukonnas teiste tõekspidamisi endale sarnasemaks. Kusjuures boonusena tuleb ka tunnustus. Need samad inimesed, kes varem kutsusid teda tagaselja okupandiks, panevad laigi, sest ka nemad tunnevad, et keegi ründab neid ja ühine vaenlane ühendab. Juuri tahab mõnes mõttes olla nagu Johann Voldemar Jansen ja muuta riiki, kuid see ei õnnestu tal sama hooga. Kõik ei suudagi olla maailma parandajad, aga ma katsun selgitada Juuri käitumismustrit läbi psühholoogia. Võõrkeelne termin vermimine tõenäoliselt ei ütle paljudele miskit. Aga üks loomapsühholoog Konrad Lorenz tegi katse partidega. Ta süstis hauduva emapardi paremasse reide lihast pärssivat ainet. Ja siis peale koorumist hakkasid ka pardipojad ema kannul üht jalga järele lohistama. See on tegelikult iseloomulik ka inimestele. Lapsed jäljendavad emade ja isade käitumist.
Nii mõnigi on täheldanud, kuidas laps imiteerib sõpradega või nukkudega mängides ema ja isa liigutusi ja sõnavara. Raputab pead, ütleb ei, nii ei tohi. Sama kehtib ka täiskasvanutele ühiskondlikuses käitumises. Kusagil on lombakad pardiisa ja pardiema, ühiskondlikud eeskujud, kes kuulutavad arvamusvabaduse sildivarusest, just nemad kõnelevad ainsana tõtt ja kõik ülejäänud on kallutatud. Aga Juuri, jäljendades pardipoja kombel lombakat ema, muudabki maailma, jagades Facebookis oma eeskujude mõtteid, sest ema on eksimatu ja emale vastu ei vaielda. Järgmine karakter on Piret. Ta on 45-aastane. Ta on samuti heal järjel, kuid erinevalt Juurist on tal kogukonnast tunnustust küllaga. Ta seisab igapäevaselt kogukonna ja kõige nõrgemate huvide eest ning tema tulevikus on Eestis rohkem võrdsust. Ta on inimestega kohtudes naeratav, soe ja südamlik. Vaesus, võrdsus ja viimastel aastatel on ka kliimaküsimused tema peamiseks mureks. Kogukonnas inimestega kohtused on ta alati rõivastatud väljapeetult. Kaela ja randmeid ehivad kuldehted ning lahkudes viskab karusnahkse kasuka selga ja koju sõidab ta suuremootorise džiibiga. Traditsiooniline, kohati igavikuline arusaam, et inimeste sõnad ja teod peaksid käima kooskõlas, Pireti puhul ei kehti. Kuid see ei vähenda kuidagi tema mõju ja võimet kujundada oma kogukonna tulevikku. Ta on paljude jaoks eeskuju ja nad tahavad olla tema sarnased. Pardipojad, kes tahavad olla oma ema moodi. Mõni küll mõtleb, et kui Piretile on võrdsus nii oluline, siis miks ta ei ole valmis sentigi loovutama oma heaolu arvelt. Ja kui ta tõesti hoolib loodusest, siis milleks on nii raiskavad ja luksuslikud tarbimisharjumused. Ent sellised küsimused tulevad ja lähevad kiiresti peast, sest tegelikult tahavad nad sarnaselt head elu. Ja seda mitte ainult heaolu ja asjade mõttes, vaid hoopiski sellega kaasnevat staatust, mis paradoksaalsel kombel põhinebki ebavõrdsusele. Nii nagu ori ei taha vabadust, vaid tahab saada orjapidajaks. Aga erinevalt Johannist ja Karlist on Juuri ja Piret seadnud retoorikas endale altruistlikud eesmärgid, muuta kodulinna ja riiki paremaks. Seejuures isiklikud sihid ja hüved on jäetud teisejärguliseks retoorikas. Ent veidral kombel on individualistlike Johanni ja Karli mõju palju suurem, aga inimeste võimed ongi erinevad. Viimaseks karakteriks on 6-kuune Miina ja tema püüdlused kujundada tulevikku. Miina isa luges raamatust, et enne 1,5 aastat lapsed ei mõtle kui inimesed, vaid nende käitumine on sarnaselt loomadele instinktiivne ja kogemuslik. Miina ema sellega loomulikult ei nõustu. Ta ütleb, et iga liigutuse, emotsiooni, häälituse taga on juba mõtlev inimene. Ta on ju täitsa päris inimene, korrutab ta iga päev. Aga mõlemad nõustuvad selles, et Miina enda tuleviku mõtted on praegu veel lühikesed. Piim ja püree, mänguasjad ja ei lõputu rullimine kõhult sellile ja vastupidi. Ema ja isa aga mõtlevad iga päev Miina tulevikule. Nad on arusaadavalt isekad, egoistlikud, sest lapse kõrval on kollektiivsed huvid teisejärgulised. Ema tahab, et tütrel oleks turvaline ja ei peaks millestki puudust tundma elus. Isa tahab, et laps saaks kasvatatud Vana-Kreeka 4 kardinaalvooruse vaimus. Tarkus, mõõdukus, vaprus ja õiglus. Kas Miina muudab kunagi Paide, Eesti või maailma tulevikku? Me ei tea seda, kuid tema vanemad teevad kõik endast oleneva nii isiklikus plaanis, kui ka panustades seeläbi kogukonda, et ta saaks elada vooruslikus maailmas. No selles samas, kus on tarkus, mõõdukus, vaprus ja õiglus. Oma ajalooliste ja poolfiktiivsete karakteritega tahtsin tõendada, et oma veidratel viisidel saab ja suudab igaüks kujundada kogukonna ja ühiskonna tulevikku. Selleks ei pea keegi astuma kõnetooli või pjedestaalile ja nõudma muutusi.
Lääne kultuuriruumis ei ole suured ühiskonda ja inimeste tulevikku muutvad protsessid toimunud kõikehaarava generaalplaani järgi. Ei ole enam kusagil kõrgklassi, kel on ainuõigus suunata muutusi tulevikku. Meil on rohkem vabadusi kui kunagi varem ja need annavad igaühele võimaluse kujundada mitte ainult iseenda, vaid ka kollektiivset tulevikku. Mõni seab suuri plaane kogu ühiskonnale ja pettub, kui teda ei tunnustata. Mõni on individualist, mõtleb ainult endale ja teeb seda, milles on hea, aga ikkagi mõjutab kogu ühiskonda. Mõni korraldab kultuurilise meelelahutusliku aktsiooni 33 kõnet ja muudab väikelinna tulevikusuundi igaveseks. Ma ei tea, milline saab olema Paide või Eesti tulevik, keegi ei tea. Kuid kõige olulisem on, et igaüks, kellel on tahet muuta maailma paremaks, siis ta teeks seda, mitte ei jääks tegevusetult ootama. Sest kogukonna ja ühiskonna muutmise teekonnad võivad olla õige utoopilised, veidrad ja ettearvamatud. Paide 3000 projekti lõpp tuleb siis, kui kõigile küsimustele on saadud vastused. See on utoopia, aga utoopiad on ennegi realiseerunud. Aitäh teile!